Kuidas siis see haav avaldub, nii et tere tulemast, sa oled kuulamas kiireilumutuse podcasti ja tänane osa on meil siis sellisel teemal nagu sinu haav loob sinu reaalsust. Ja kui sa ei ole eelnevaid osasid kuulanud, siis ma hästi soovitan sul neid ka kuulata. Ja miks see haava avaldumise arusaamine on väga-väga oluline, on see, et kui sul on lugu, on sinu sees juba olemas, mille järgi sa siis käitud, ütleme nii, et mul on mingi uskumus, mida ma nagu isegi mingi lause, mis mu peas kogu aeg nagu kõmiseb, et mina ei saa seda teha või mina olen selline inimene või need takistused on sellised või selline inimene takistab mind või maailm on selline ebaturvaline koht, siis hakkab see mõjutama sinu käitumist, nii et minul absoluutselt erinevad asjad, millest ma eelmises podcasti osades ka rääkisin, need hakkasid mind mõjutama, nagu ma rääkisin, ma olin nagu selline tagasihoidlikum ja ei julgenud oma arvamust avaldada. Ja see ei ole teadlikult, see on kõik see, mis on meil nii-öelda jäämäe tipp on see teadlik osa, aga see suur jäämägi on see alateadlik asi, mis juhib siis meie instinkte, mõtteid, igasuguseid olukordi ja sa hakkad tegema asju selleks, et tõestada, et see lugu ei ole tõsi. Nii et just jälle see vastaka näide on ju, see lugu ei ole tõsi, et me hakkame kõike tegema selleks, et lugu ei oleks tõsi. Ja hakkame vältima olukordi, kus see võiks paljastuda, see lugu nagu see sisemine haav võiks paljastuda, siis me hakkame vältima olukordi, kus see võiks paljastuda. Me ei lähe nagu sellistesse kohtadesse, ütleme ei, ütleme väga head võimalused jätame ära, on ju. Ja see kõige nagu selline haavatav, kõige suurem häbilugu, mis võib paljastuda, siis me hakkame neid tagasi lükkama, neid igasuguseid asju. Näiteks minul ema oli väga kõrgelt haritud, on väga kõrgelt haritud ja tema armastas öelda, et küsida oma laste käest, et kas sa tahad olla kõige targem loll või kõige lollim tark ja niimoodi. Ja mina lapsena ei saanud aru, et miks ma peaksin tahtma lollim olla, on ju. Et tema ütles, et kõige parem on olla kõige lollim tark, on ju. Nii et ja mina muidugi mõtlesin siis kohe omale lugusid välja, et mina olen loll, on ju, ja see nägi välja umbes niimoodi, et ma, minu ajal oli siis Tartu Teine Keskkool, Miina Härma Gümnaasium praegu, ta on siiamaani loomulikult üks Tartu eliitkool, aga juba siis sel ajal oli siis väga keeruline sinna saada. Nii et sinna said ikkagi lapsed, on ju, kelle vanemad olid milleski silmapaistvad. Ja väga palju ikkagi ka see laps juba ise pidi olema selline silmapaistev. Nii et ma mäletan hästi, kui ma käisin seal koolis katsetel ja see katsetel käimine ei olnud midagi sellist, et midagi, et suured katsed, vaid see oli lihtsalt, ma mäletan, mu ema viis mu õpetajad tuppa ja siis õpetajad rääkisid minuga ja ma pidin hääldama nagu erinevaid sõnasid, näiteks mingi zebra ja erinevaid selliseid raskeid sõnu inglise keeles on ju, mida ma ei olnudki nagu kuulnud oma elus. Ja mulle tundus see, et kuna mu ema foon oli see, et ta ütles, et sa pead olema et väga hea on olla, et vähemalt kui sa oled kõige lollim tark, siis see on parem, kui sa oled kõige targem loll. ja, ja see hakkas minul nagu see haav nagu hullult elus välja lööma. Nii et ma blokkisin ära igasugused teadmised enda kohta, et ma võiksin olla üldse tark, on ju, ma võiksin olla kõige targem tark, vaid ma püüdsin olla see kõige lollim tark, ehk siis ma proovisin, et ma ei paista nagu silma, sellepärast et ma pean ju, noh, ma loodan, et teised on kõik targemad kui mina ja ilmselt ongi targemad kui mina, sellepärast et ema see uskumus või afirmatsioon hakkas väga palju mu elu mõjutama. Ja ma olin siis tõesti väike laps, 5, 6, 7 aastane, on ju. Nii et ma blokkisin ära endale igasugused mälestused, nii et mul tuli selline justkui nagu selline paljastamise hirm. Selle kohta on igasugused head laused, on ju, mul on ka selline petturi sündroomi
töötuba, mis ma mõned aastad tagasi tegid. Inglise keeles on ta imposter sündrom, on ju. See on siis see, et sa võid olla väga-väga hea, aga sa ikka tunned, et sa ei ole piisavalt hea. Ja minul oli see väga ilusti väljendanud ennast minu elus. Ja sel juhul siis ka tõesti blokeerib su alateadvus ära kõik need asjad, mis võiksid tõestada, et sa oled piisavalt hea. Nii et minul alles hiljem tuli meelde tegelikult, kui ma olin juba täiskasvanu, et tegelikult ma just mõtlesin, et ma olengi väga lucky, on ju, ma ema pärast saingi ilmselt seal kooli, aga ma tegelikult käisin seal ju aasta eelkoolis ka, seal teises keskkoolis, on ju. Ma tegin teste, ma õppisin, on ju, mul olid inglise keele eraõpetaja tunnid, on ju. Lihtsalt see üks lause blokeeris mul kõik mälestused selle ümber ära, on ju. Et ma ise võiksin olla nagu andekas ja tark ja ma võiksin olla midagi hea ajuga, on ju, nii-öelda. Et mul võiksid olla anded, on ju, ja, ja mul oli palju andeid, ma olin väga hea luuletaja koolis. Ma olin kooli raamatukogus lugeja, sain igasuguseid diplomeid kui väga tubli laenutaja ja lugeja. Ma joonistasin, minu tööd olid siis, käisin kunstiringis, ma laulsin, mängisin klaverit. Ma olin ultra andekas tänapäeva mõistes laps, aga ma absoluutselt ise sisemiselt ei tundnud seda, on ju. Nii et kuidas see haav hakkab paljastama, see on kogu elus hoiatud, aga et ikkagi äkki ma nagu peaks veel õppima, on ju. Ma õppisin Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas juhtimist, turundus, finantsi. Ja siis ma pidin veel juurde õppima asju, ma õppisin Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis, on ju. Et kuidas olla parem terapeut teiega, on ju. Ma õppisin, kogu aeg ma tundsin, et ükskõik, ma olen maailma tippude juures, mul on väga head tulemused, on ju. Ma olen super hea ettevõtja, on ju. Ja ma ikka tundsin, et ma ikkagi nagu ei ole veel pädev selles, et kõike neid nippe nagu paljastada inimestele, mis ma teen, sest äkki see asi nende juures ei tööta, on ju. Aga see ei tööta, kui inimene ei pane sisse sellist tööd, sellist pühendumist nagu mina. Nii et seal on väga palju erinevaid asju edu juures, millest tegelikult me ise nagu ei saa aru, kui me edukad oleme, on ju. Nii et sa võid mõelda ka mingile kogemusele, mis on sulle toonud edu, et sa oled nagu nii uhke, et vau, et ma tegingi selle ära, et minu puhul näiteks on see, et ma olen 4 lapse ema, ma olen 4 korda sünnitanud täiesti valuvaigisteta. Esimene kord oli küll naerugaas, aga hiljem ma enam seda ei kasutanud, on ju. Et ma võin öelda, et täiesti ise sünnitasin, on ju. Ja kui ma seda kuskil, ma ei tea, Ameerikas räägin või kuskil, siis vau, et mida asja, et see on esimene valik ikkagi keisrilõige, on ju. Nii et kui sul on keisrilõiket, sa ei saakski võib-olla 4 last endalt saada, nii et ma olen väga tänulik, et ma olen ise sellega ei läinud kergema vastupanu teed selle keisrilõikega, on ju. Ja olen mega uhke enda üle, on ju. Ja veel uhkem olen ma sellega, et ma olen nad enamasti, varsti terendab mul juba see, et ma olen need 4 inimest ka täiskasvanus kasvatanud, on ju. Ja neid palju asju, millele ma olen nagu uhke, kui ma mõtlen selle peale ja võitnud auhindu, võitnud igasuguseid esseevõistlusi, võitnud, ma olen olnud 6 aastat Äripäeva top koolitusettevõtja, on ju. No see on nii palju asju, mis nagu tõestaksid justkui, et ma ei ole loll, on ju. Aga sinna kräkkida nagu sisse selle haava sisse ja olla see haavatav, autentne, et vau, et päriselt see on nagu see asi, mis on teraapia teema tegelikult. Nii et mõtle ka, et kas sul on nii-öelda see haav, kas sul on see sisemine nii-öelda see upper level, on ju. Ja kui sa usud, et sa ei ole piisav, siis sa töötad üle. Nii et paratamatult ma näen väga palju inimesi, kes töötavad üle. Nii et mina proovin ikkagi töötada mõistlikkuse piirides, et ei tööta üle. Ja võib-olla kui sa töötad üles, sa jälle ei julge jälle piisavalt töötada, nii et ma näen inimesi, kes on läbi põlenud ja siis nad ei julge enam töötada, sellepärast ei julge enam seda oma potentsiaali avada, sest jälle kardavad, et nad töötavad üle ja siis noh, ongi vaja panna piirid paika, et energeetiliselt, et kuidas sa ei töötaks üle, kuidas sa saaksid aru, on ju, kuidas energeetiliselt saaksid aru, et muu elu on ka, on ju, selle kontorist väljaspool, on ju, jah. Ja samamoodi erinevad asjad, näiteks kui sa usud, et sind on liiga palju, sa hoiad end tagasi, nii et ma nagu natuke rääkisin sulle, ma hoian end tagasi, on ju. Enam ma ei hoia nii palju, ma siiski hoian ennast tagasi, on ju. Aga eks see ongi,
ma ütlen ka, et see eneseareng ja kogu see upper limit ja kõik see, need asjad, sa kogu aeg nagu kasvad, on ju, et ettevõtluses jõuad ka mingisse kohta ja siis on sul uued teemad, on ju. On ju, sul on tiim, on ju, sa pead seda tiimi juhtima, on ju, sa pead, mõtled, kas ma olen nagu hea tiimijuht, kas ma olen seda õppinud, kuidas ma hakkama saan, kuidas ma saan seda toetada, seda inimest, on ju. Sealt tulevad erinevad asjad edasi, kogu aeg on seal midagi, on ju, et kuidas ma saaksin nagu kuidas ma seda kõike nagu, seda kaardimaja püsti hoian, on ju, pereelu, tööelu, on ju, tervis, on ju, keharasv, on ju. et kuidas seda kõike nagu teha ja kui sa usud, et sa ei kuulu, siis sa ei lähe võimaluste poole. Sa ei tee lihtsalt neid asju, mida sa tahad teha. Ja see haav hakkab seda mõjutama sinu nende asjade tegemist. Ehk siis sa navigeerid seesama mustrit uuesti ja näed erinevates valdkondades, seal töökohas, seal kohas, selles suhtes, tolles suhtes, on ju. Ja sa hakkad mõtlema, miks see minuga alati juhtub. Ja tegelikult see ei juhtu sulle, see ei juhtu sinu nii-öelda halvaks eluks, on ju, see ei ole nii, et jumal või looja või keegi istub seal pilve peal ja ütleb, et näed, tema peabki sellist seal augus elab, on ju. See ei ole nii, sa lood seda mustrit ise ja sellest mustrist on võimalik siis väga hea coach'i terapeudiga välja tulla. Nii et voilà, ma loodan, et sa said siit kaasavõttu. Tule alateaduse väljakutsele järjekordselt, kui ma teen, pane ennast ootelisti www.heidiblomberg.ee kaldkriips muuda. Tee energiaplokkide testi www.energiaplokid.ee ja kirjuta siia alla, kuidas see sind aitas.